Suur aitäh, austatud president, komisjoni president, endine välisminister Ojuland, väga meeldiv teid näha siin saalis. Kahtlemata keegi ei kahtle siin saalis, et Euroopa Liidu laienemine oli suur samm. See oli väga suur samm uute liikmesriikide jaoks, see oli oluline ka Eestile, sest Eesti jaoks on olnud ja jääb alati olema kõige tähtsamaks küsimuseks julgeolek. Kuidas olla kaitstud, kuidas olla turvaline, kuidas säilitada oma iseseisvust. Ja seda me näeme ka täna loomulikult Ukrainas, et kogu julgeolek baseerub sellel, kas me suudame tagada jõubalansi, et Venemaa ei saaks oma ambitsioone jälle ellu viia oma imperialismiga. Ja siin loomulikult jõubalanss on paigast ära, sest et Euroopa on võib-olla ise olnud naiivselt mugav 30 aastat ja arvanud, et kõik uued maailmasõjad on võimatu, see mitte kunagi enam uuesti ei juhtu. Venemaa on meie partner, nii nagu ka Saksamaa, mõtles mitukümmend aastat ka praeguse komisjoni presidendi juhtimisel, kui tema oli kaitseminister, et Venemaaga on hea teha äri, aga täna me näeme selle hinda. Samas võib-olla natuke raputada ja maa peale tagasi tuua oma häid kolleege siin saalis, siis Euroopa Liit on väga kompleksne asi. Me liitusime majandusliiduga. Enamus inimesi uutes liikmesriikides, ka Eestis, enamus inimesi tahtsid liituda liiduga, mis on rahvusriikide liit, mis on vabaturumajandusega, vaba liikumisega, õpivõimalustega, reisimisvabadusega. Aga nad ei liitunud liiduga, kus tulevad ühel hetkel päevakorda küsimused, ma ei tea, roheäärmuslusest, ühisest migratsioonipoliitikast, ühistest maksudest. See ei olnud see liit, millega inimesed liitusid. Ja lihtsalt toestamaks oma väiteid ka numbritega, siis ka Eestis, minu koduriigis, on tehtud ju arvamusuuringuid. Julgelt üle 75% inimestest toetab Euroopa Liitu kuulumist. Kuid samas, kui küsitakse inimeste käest, et kas te toetate näiteks ühiseid makse, et saada oma vahendid Euroopa Liidule, siis 2/3 hoolimata haridustasemest, sissetulekust, kas on linnaelanik, maaelanik, siis 2/3 inimesed ei toeta. Kas toetate ühist migratsioonipoliitikat? Ei toeta. Kas toetate rohkem võimu andmist Euroopa Parlamendile või Euroopa Komisjonile? Ei toeta. Ehk see näitab, et me oleme liitunud Rahvusriikide Liiduga ja järgmise parlamendi koosseisu ülesanne, mis saab olema tunduvalt parem konservatiivsem, ongi viia tagasi meid juurte juurde selle liidu suunas, millega me liitusime 20 aastat tagasi. Aitäh teile ja ma soovin ilusat pidupäeva!